On sul mõni äge talipüügimälestus? On küll. Ma ütleks, et see oli 2022. aasta ja just see aasta lõpp, kus mitu päeva järjest olid väga ägedad püügipäevad. 21. detsember sain ise tehtud sikuskaga püstlandiga 3-kilose haugi. Päev hiljem, 22. detsember aastal 2022, sain enda senini suurima haugi jää pealt 10,33 kilo ja mõni päev hiljem, 30. detsember, keset talve ühelt järvelt me saime kogred tööle, siis püüdsime motõlliõngedega päev läbi kokre ja sellesama talihooaja lõpetuseks ehk siis 2023 aasta märtsi alguses tabasin veel ühe 9-kilose haugi. Siiani kõige meeldejäävam aasta. Väga äge talihooaeg oli ja kindlasti üks sellistest hooaegadest, mis mul elu lõpuni meelde jääb. Minu üks niisugune eredam mälestus kalapüügist on see, kui olime hommikul läinud Liu sadamast peale ja seal natukene aega püüda saanud ja tundsid, kuidas tamiil hakkab järjest minema ja said aru, et jää liigub. Keerasin ümber, vaatasin selja taga, kõik mehed jooksevad juba kalda poole. Järgi panin neile kohe seal täie hooga ja siis oli niimoodi, et terve see jääväli liikus nii kiiresti, et kõrval oli suur jäämägi, et ma Soome kelguga täie hooga lükkasin ise ja jää lihtsalt all liikus ja oli seal veel väike kitsas koht, kus sai üle, sealt sai mina veel üle, üks mees veel ja oligi niimoodi 5 minutit ja oli niisugune 100-meetrine pragu sees, et enam sealt ei oleks keegi üle saanud. Et see on niisugune hästi ekstreemne ja vägev mälestus. Meeldejäävam mälestus on Pärnu jõe pealt. Kui kogu rahvas käib kogu aeg mere peal suuri saake otsimas, siis mina olen oma päris suure saagi ahvenat saanud ka Pärnu jõe pealt talvel vana silla lähedalt. Üks hommikul läksin jõe peale ja vaatasin, et paar kalameest püüavad seal järge mööda, sikutavad midagi. Istusin ise ka sinna paarkümmend meetrit eemale maha ja eneselegi üllatuseks oli vaja ainult see päev üks auk puurida ja sain, ütleme, 5 tunniga 10 kilo ahvenat ja täitsa ilusas mõõdus. Lõpetasin püügi sellepärast ära, et kogus tundus juba nii suur, et keegi peab selle lõpuks ära ka puhastama. Kala iseenesest jäi täitsa võtma, et oleks võinud rahulikult veel paar tundi püüda seal. Meeldev siis kalastuskäik kunagi samal siin Peipsjärvel oli siis siuke juhus, kui käisime isaga tõukekelkudega, Soome kelkudega, käisime siin kalal Peipsjärvel ja oli hästi udune ilm ja läksime Varnjast peale ja juba lükkasime seal pool tundi, 45 minutit ja siis mõtlesime, et okei, et peaks nagu olema piisavalt sügavust, et püüdma hakata. Ja kui augu puurisime, siis avastasime, et puur läks vastu põhja. Aga hästi udune ilm oli ja ei näinud nagu kus pool kalas on. See oli veel selline aeg, kus ei olnud siis nutitelefonidel neid häid GPS-seadmeid. Ühesõnaga olime läinud siis Varnjast üle Ema ja Suudmäe veel sinna Piirissaare poole, niimoodi, et tegelikult olime kaldast alla 100 meetri kaugusel ja siis tuli üks teine tõukekelgu mees tuli vastu ja siis küsisime, et aga kus pool see nagu kallas on ja siis tema vastuseks oli, et kallas on igal pool ju ja muidugi, sest Venemaa on ju ka tegelikult kallas.